Et me teame, et alaealised ei peaks tarvitama alkoholi ja et dokumenti peaks küsima siis, kui keegi alkoholi ostab. Ja me näeme, et viimase 3 aasta jooksul on toimunud muutus selles osas, et teenindajad tunnevad ennast mugavamalt ja saadakse aru, et mis seal seaduse tagani on. Et see ei ole lihtsalt kiusamiseks mõeldud, vaid et inimesed järjest rohkem teavad, et prefrontaalne korteks areneb kuni 25. eluaastani ja noorena seal teismelise ajus toimub väga palju olulisi protsesse ja et mis on seotud siis enesekontrolli ja eesmärkide seadmisega ja kuna see teadmine on nagu levinud, siis ka müüjad tunnevad ennast palju mugavamalt seda tehes. Pluss nad on harjutanud nii-öelda oskusi, et kuidas ma siis küsin seda dokumenti ja mis siis juhtub, kui mingi konflikt on. Ja nüüd võib-olla see uus teema või nüüd, millega me tahame tegeleda või et mis on ka oluline, on see, et joobes inimesel samuti ei peaks alkoholi müüma, et kuidas me seda siis teeme. Ja selleks me nii-öelda oleme läinud siis müüjate juurde, et ma võin siin teoritiseerida igasugused asju, aga hästi oluline on just selle teenindaja vaatenurgast teha, et milliseid probleeme nemad nagu kogevad ja et mis teeb selle teema keeruliseks. Et kui me teame, et kui keegi poest varastab, siis me hästi selgelt reageerime. Ei ole mingit küsimustki. Aga kui meil on joobes klient, kes võib-olla rikub selle poe atmosfääri ja teeb nii-öelda teenindaja töö esiteks keerulisemaks, ta võtab aega rohkem, sa pead, võib-olla ta on tülikas, ta ei leia oma raha üles, võib-olla ta segab teisi kliente, võib-olla lõhub ära midagi, on agressiivne. Kõik need asjad on need, millega see müüja peab tegelema. Ja tegelikult, nagu Katrin on ka öelnud, eks ju oma kogemusest, et kui me selle teemaga hakkasime tegelema, siis poemehed ütlesid, et issand, kui tore. Meil on päriselt nagu mingid õigused olemas ja me saamegi öelda, et me ei pea müüma, kui ta on purjus. Ja mida me oma koolituste käigus oleme ka teinud, et me harjutame ja mõtleme, et mida see joobes inimene üldse tähendab. Et kui me mõtleme, et võib-olla kui mina joon alkoholi, ma olen natuke teistsugune, kui võib-olla keegi teine joob alkoholi ja et need tunnused võivad natuke varieeruda ja me koos müüjatega arutame läbi, et mida peaks siis tähele panema, kuidas ma seal kassas olles näen, mida ma märkan ja kuidas ma ütlen talle, et ma ei müü alkoholi, mis siis juhtub. Me oleme koos endaga läbi seda harjutanud, me oleme kogenud, et kui keeruline see võib olla ja et kuidas mingid laused, mis paberil kõlavad hästi normaalselt. Kui sa ütled need välja, siis on, et aga miks sa ei müü mulle alkoholi või et mis lause see üldse oli, et miks sa üldse vabandad, mis tunde see sust tekitab. Ja mida me oma koolituste käigus oleme näinud, on nagu see, et teenindajad tulevad hästi kaasa. Nende jaoks on see väga oluline teema. Nende jaoks on hästi oluline teema, et nende poe juhatajad, osakonna juhatajad või omanikud mõtlevad sellel teemal, et nad toetavad. Ehk siis, et kui mul on nagu probleem, ma olen kell 9 õhtul kuskil kassas või 9:30, on hästi pikk saba uksest välja või ulatub, ma ei tea, nende külmlettideni juba ja keegi seal kassas nii-öelda räuskab sõna otseses mõttes, et mida ma siis teen, et mul on kuskile minna ja abi küsida, ma saan kutsuda oma juhataja, kes nii-öelda tuleb ja toetab mind, võtab minult selle probleemi ära, et meil on nagu ühine selline rinne, et seda nagu peetakse hästi oluliseks. Ei tea, kui kaua ma võin rääkida, võin hästi kaua rääkida. Aga mida ma võib-olla tahan veel öelda, et kogu selle projekti raames, et mul on nii hea meel, et meil on nii äge meeskond olnud. Et lihtsalt super on koostööd teha, et Riina, kes on panustanud nii teksti osas kui ideede osas, kinoteater, kes lihtsalt mõtleb mingi, mis on minu peas või meie peas, paneb nagu sellisesse ägedasse vormi, mida te praegu näete, eks ju, et Katrin, kes on nii palju aidanud kaasanud oma müüjaid, meil on hästi palju sisendid saanud teenindajatelt endalt, kes on öeldud, et võt need on need olulised kohad, võt päriselt see olukord on see, mis meile muret teeb, eks ju, et me peaksime seda niimoodi lahendama või et siin kaasa mõtlema, et see ei ole kindlasti ühe inimese töö, vaid et jällegi tulles tagasi selle 21. sajandi juurde ja selle juurde, kui oluline meil on nagu osata meeskonnas tööd teha, kui oluline on üksteist kuulata, mida toetab meie prefrontaalne korteks jällegi, ehk siis, et mul on väga hea meel, et me oleme suutnud seda teha.